Täna räägime taimede ette kasvatamisest ja külvamisest. Meil on siin selleks mõned minikasvuhooned ja vajalikud tarvikud. Külvame tomatiseemneid, vaatame, kuidas see õnnestub. Ette kasvatamiseks on kõige mugavam kasutada minikasvuhooneid, nagu näiteks need. Seal minikasvuhoones saab hoida sobivat mikrokliimat, temperatuuri, valgust, niiskust. Ehk me saame seemned idanema väga lühikese ajaga ja taimed tulevad väga tugevad. Külvata saab nii mullasegusse, nagu tavaliselt tehakse, või siis paisuvatesse brikettidesse. Tavaliselt tehakse sellised briketid pressitud turbast. Aga kuna mujal maailmas on turvas haruldane tooraine, siis see konkreetne Saksa tehas toodab neid hakitud kookoskiududest, mis on kiiresti uuenev tooraine. Brikettide kasutamine on väga lihtne, väga mugav. Võtame, briketil on igal pool, ühel pool on niisugune nagu lohk seemne jaoks ja laome nad lihtsalt siia vahedesse. Ja kui nad on laiali jaotatud, siis teeme nad märjaks, anname nüüd natukene aega paisuda ja saamegi külvata. Nüüd, kui briketid on natukene vett täis tõmmanud, siis võibki külvata seemned peale. Briketid pärast lähevad veel rohkem suuremaks või see võtab natukene aega. Paneme 1 või 2 seemet. Nii. Ja siin on ka selline tore raam, kuhu saab panna tomatipaki sildi. Meil natukene seemned järgi ma ei saa seda panna, aga põhimõtteliselt siis saab panna siia sildi, et mis tomatid meil siin on. Ja nüüd paneme kaana peale. Ja on valmis. Siin on kaane sees ava, kus saab kasta. Siit saab reguleerida ventilatsiooni. Nii, üks karp on olemas. Ja siia paneme teise sordi seemned. Tomatiseemnete idanemise aeg sõltub otseselt temperatuurist. Tomatiseemned idanevad ka 16-17 kraadiga, aga siis kulub selleks 3 nädalat. Aga kui temperatuur on 25-30 kraadi, siis kulub selleks mõni päev. Siin talveaias on temperatuur ilmselt kuskil 20-25, et siis ma arvan, et 3-4 päevaga peaks olema seemned üleval. Paneme kaane peale ja on olemas. Ja nüüd nendes karpides me lasemegi neil kasvada seni, kuni tomatitaimed kasvavad kas laeni või hakkavad teineteise vastu väga tihedalt juba kasvama. Siis ongi aeg ümber istutada. Ja peale seemnete idanemist on väga oluline, et tärkavatel taimedel oleks kohe piisavalt valgust kasvamiseks. Et siis kui idandate näiteks sooja vannitoa põranda peal pimedas, siis nii nagu taimed on juba näha, et on idanenud, siis tuleb kohe valguse kätte tuua. Muidu venivad lihtsalt välja. Ja temperatuur ka idanemisel võib olla seal 30 kraadi või 25, aga siis kasvamisaeg on parem, kui ta natukene madalam, siis nad ei kasva nii kiiresti kõrgusse, on tugevamad. Täna oleme jõudnud nüüd nii kaugele, et tomatiseemikud on piisavalt suured, et neid võib ümber istutada. Turvabriketiga koos istutamine on
vähema stressiga taimele, sest need juured kõik jäävad terveks. Me istutame ta lihtsalt suuremasse potti ümber, kas siis siia või siia. Ja selleks kasutame täna, meil on spetsiaalne muld selle jaoks, et siin on selline mõnus sõelutud muld, kus ei ole tükke ega prügi sees, mis on ettekasvatamiseks hästi mõnus või mugav, õigem sõna. Et ta on ühtlase struktuuriga. Siin ei ole üllatuslikke mingisuguseid juurikaid või oksatükke või mis iganes. Ja panen kindlad kätte. Niimoodi. Vajutame mullataime ümber ilusti kokku. Hops. Ja siis paneme kasvatusalusele siia peale nüüd mõnus panna. Nii. Teen siis vaikides veel paar istutust ära. Muidugi nii suurte taimede ümber istutamisel ei pea tingimata olema enam see sõelutud muld, on natuke võib-olla luksus, aga kuna meil siin täna on, et siis kasutame luksust. Hellitame tomateid natukene. Ilus on teha, ilus on vaadata. Me külvasime nendesse pressitud kookoskiu tablettidesse, mis on siis mugav sellepärast, et ümberistutamisel ei ole vaja juuri lahti kiskuda või otse järgmisse potti panna. Ja istutame nüüd ümber samuti kookoskiust pressitud potti, mis komposteerub või laguneb ära, kui me nüüd nagu suurde kassi istutame, siis jälle kõige täiega läheb, ei ole vaja taime välja kiskuda ega stressi tekitada. Noh, paneme mõne väiksemasse karpi ka. Ega väga suurt vahet ei ole, sest tomatitaimed kasvavad väga kiiresti ja varsti ilmselt nagunii istutame päris suurtesse kastidesse ümber. Sellest siis kõik juba lähemalt. Ma olen viimased paar aastat kasutanud tomatite puhul isekastvaid taimekonteinerid, mis on üks väga mugav viis. Soovitan soojalt, aga sellest kõigest juba lähemalt. Paned küll paberi alla, aga lõpuks on ikka kõik kohad mulda täis. Need kasvatusalused on ka mainimis väärt asi. Nendel on tegelikult, see on alus ja siia sisse käib siis teine samasugune eri suuruse istutuskastidega alus ja läbipaistev katte peale. Aga nad on väga mugavad kasutada ka lihtsalt niimoodi nii-öelda kandikuna ette kasvatamise puhul. Väga hea suurus. Mitu taime. Jätame alles ilusama, tugevama. Nii, ja ongi tomatid istutatud. See on nüüd üks sort. Kokku seekord külvasin 3 sorti, nii et 3 sellist karpi tuleb kokku.
nüüd jääb veel ära kasta taimed. Ja ongi valmis. Nii, kui natukene vajub, siis kastame korra veel ja